Noh, esiteks julgeolekuasutusi on Eestis ainult 2, eks on ju, et siin mingit suurt nagu ohtu ma küll ei näe, et tekiks, et lihtsalt pole selliseid töökohti nii palju ja noh, eks see on ka, noh, Soome riik on Eesti riigist rikkam, et ma arvan, et teatud spetsiifilistel ametikohtadel tõesti võiks olla mingi selline mahajahtumise aeg, aga noh, küsimus ongi selles, et kas me oleme nii rikas riik, et endale seda lubada, üks asi, et noh, teine asi on see, et noh, seega seda ohtu nagu ka selles mõttes ei ole, et ega siis saladus, mida sa oled kohustatud hoidma, sa oled ikka kohustatud hoidma seaduse järgi, eks on ju, et see oht, et sa lähed seal seda siseteadmist kuskile kasutama, et see on sügavalt selline noh, eetika küsimus, aga teisest küljest on ka seal seaduses selged raamid, on ju, mida sa võid rääkida, mida sa ei või rääkida, eks on ju, mis saladust endiselt hoida, eks on ju. Et noh, loomulikult on oht teatud siseinfo kasutamiseks ja nii edasi, et aga noh, et siin siis nüüd tulevadki mängu ajakirjanikud, kes peavad seda teraselt jälgima, et neid tippjuhte nüüd üleliia palju ka ei ole, et nendega ei suudetaks nagu tegeleda ja vaadata, kuhu nad siis lähevad ja nii edasi, et aga teisest küljest noh, ei tohiks ka minna nagu üleliia paranoiliseks, et see Eesti inimeste arv on niigi väike, et kui me siin väga palju neid igasuguseid piire ja raame seame, et see võib hakata sellist normaalset elu jälle teistpidi nagu pärssima, et nii et noh, võib-olla isegi mitte kõigile ministritele, aga noh, näiteks peaminister ja võib-olla seal rahandus- ja majandusinimesed, võib-olla seal võiks olla mingisugune mahajahtumine või ka nüüd seoses sõjaga, kus on suured relvastuse hanked, võib-olla kaitseminister ja Kaitseministeeriumi kantsler ja Kaitseväe juhataja ja kindlasti ka kapo ja välisluurejuht, et seal võiks olla mingid teemad, aga see on selline õiguspoliitiline teema, et ei ole nagu minu asi seda väga arutleda, et mitte, et ei võiks sellel teemal mõtiskleda, aga seal on väga palju nüansse ja lõppude lõpuks kõige taga on ka raha, et kas me oleme nii jõukad, et neid piiranguid kinni maksta, ma ei tea.